Nii, ja tööjõubloki kolmandaks teemaks on meil ka üha rohkem päevakorda küll teistest aspektides rohkem tõusnud immigratsiooni teema ja selle võimalust ära kasutamine eelkõige läbi selle pagulaste prisma. Ja selleks me tegelikult täna oleme palunud siia meile esinema Triin Raagi Sotsiaalministeeriumist, kes räägib eelkõige just, kuidas see pilt üldse tervikuna praegu välja näeb ilma selle poliitilise segava asjata, mis natukene varjutab pilku hetkel. Palun, Triin. Tere. Tere kõigile saalis olijatele, et nagu tutvustuses juba oli, et ma olen Triin Raag ja Sotsiaalministeeriumist ja mul on täiesti esmakordne olla ettevõtjate ees, et ma üsna palju rääkinud kohalikele omavalitsustele ja ka kogukondadele, kes on pagulased ja mis ja kuidas need siia tulevad. Aga ettevõtjatele siis esimest korda. Et kas me näeme neid siis ressursina või näeme pigem sellena, kes hakkab meid koormama, et eks see on väga palju ka meie enda teha, et mis see lähitulevik ja kaugem tulevik toob. Ma väga lühidalt alustan veidi mõistetest, et see tausta mõttes, et need siiski erinevad üksteisest üksjagu. Et me alustame sellest inimesest, kes tuleb riiki ja küsib Eestit varjupaika. Tal ei ole erilisi vabadusi, ta võib Eesti riigis küll liikuda, aga töötada enne esimest kuud ei saa ja elab suure tõenäosusega majutuskeskuses. Ja siis ühel hetkel võib tast saada rahvusvahelise kaitse saaja, see tähendab, et riik annab talle elamisloa, ta saab tööloa koos sellega ja tal põhimõtteliselt tekib võimalus oma panus anda. Ja siis rahvusvahelise kaitse saaja veel jaguneb omakorda pagulaseks ja täiendava kaitse saajaks, aga ma arvan, et see on nüanss, millel nii väga peatuma ei pea. Aga nii see on. Ja veidi numbritest ka, et kuigi see teema on nagu, see meedias on väga üleval olnud juba viimased umbes pool aastat ja viidatakse sellele, millist hukatust ja kõike see Eesti riigile toob, siis numbrites see kõik nii kohutav ei ole. Samu varjupaiga taotlejaid, kes Eestis kaitset paluvad, on tegelikult alates 97. aastast saabunud Eestisse sellise mõnesaja ringis. Ja suurem enamus nendest siis eelmisel aastal 147 ja siin on mul veel augusti lõpu seisuga 144, siis 2015. aasta number, aga septembri lõpuga sellest numbrist on tegelikult saanud 190, nii et me sellist rekordaastat küll teeme sellel aastal, aga võrreldes kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis me oleme ikkagi väga väikeste numbritega. Ja nendest siis veel vähem inimesi on tegelikult olnud need, kes on saanud loa Eestisse jääda. 2013 10, eelmine aasta 23 ja sellel aastal siis 67. Et ka need numbrid lähevad ülesmäge, aga võin kohe ütelda ka, et siin väga suurt rolli mängib see, et ukrainlaste osakaal on märgatavalt tõusnud ja see mõjutab kõike. Ukrainlased ilmselt ei ole ka pain vist soo ja vanuse põhjal pain, riigipõhiselt ei näidanud. Et kui me riigipõhiselt räägime, et kust need inimesed meile tulevad, siiani on tulnud, siis eelmise ja selle aasta numbreid kindlasti mõjutavad väga palju ukrainlased, kes ei ole meile võõras rahvus ja kes selle võrra märgatavalt toime tulevad. Ka tööandjad huvi nende vastu on väga suur. Kui tööandjad võtavad kas varjupaiga taotlejate majutuskeskusega ühendust või erinevate mittetulundusühingutega, siis nad ütlevad, et me pakuksime hea meelega tööd ukrainlastele. Me võtaksime tööle Ukraina pere ja me pakume ka elukohta ja lastele võimalik samas kooli ja lasteaeda minna. Et teised rahvusgrupid nii populaarsed ei ole, kuigi selliste heade näidetena võib ütelda, et meil on päris suur grupp ka sudaanlasi, kes on viimasel 2 aastal Eestisse jõudnud ja kes on saanud siin ka elamisload ja kes on väga edukalt liikunud tööturule. Ma ei oska nüüd rääkida mööblitööstuse kontekstis, aga betooni tootvates ettevõtetes ja aknatööstuses, et neid läksid esimesed ees, õigustasid ennast tööinimestena, on järgmisi peale võetud. Ja kui ma räägin juba rahvusgruppidest, siis minna soo ja vanuse lõikes, siis selgelt kõige suurem grupp on 18–34 aastat vanad noored mehed. See on iseloomustanud meid kuni selle aastani, et nüüd on järjest enam jõudnud meieni ka peresid, aga just noored mehed, kellel sageli
väga suurt töökogemust ei ole. Et see tööturule suunamine, Eesti töökultuuri tutvustamine ja kõik see on see, mis siin tuleb ära teha. Ja see on päris suur väljakutse olnud, aga väikeste numbrite juures, kui on võimalik pakkuda sellist väga isikupõhilist ja individuaalset lähenemist, siis see on tehtav. Kui need massid lähevad suuremaks, siis ma ei ole kindel, kas me suudame nii head tulemust enam pakkuda. Ja päris vanu inimesi on üsna vähe ja laste numbrid kasvavad küll järjest. Aga nüüd selle juurde, mis on väga suurelt kõneaineks olnud ja kus taustan ütlen, et täna oli sama küsimus arutelul ka jälle valitsuskabinetis ja sellisel valitsustasemel peetakse eelkõige siis tööalast integratsiooni või töökohtade leidmist vastuvõtetele pagulastele väga oluliseks. Et see annab sellist jõudu, et äkki me jõuamegi sinnani. Et meil on praegu me teame meie praegust kohustust järgneva 2 aasta jooksul siis 2016-17 Itaaliast, Kreekast vastu võtta suurusjärgus 600 inimest. Kas see jääb sinna 600 peale, me selle peale mürki võtta ei julge, sellepärast, et numbrid on muutunud alates maikuust ja mis algatus tuleb paari kuu pärast, seda me kunagi ette ei tea. Hetkel on see number 600. Profiili mõttes me oleme küll välja ütelnud riigi tasandil, et eelistame täisperesid ja üksikvanematega peresid ja haavatavaid sihtrühme ja väikeses mahus ka saatjata ilma vanemateta lapsi, siis mis see reaalsus ja mis see inimeste päris profiil, lõplik profiil saab olema, seda me tegelikult ei tea. Et kui räägitakse väga palju Süüriast pärit pagulastest, siis näiteks Itaalia kontekstis võib ütelda, et süürlasi seal väga ei ole tegelikult, kes Eestisse võiksid tulla. See saab olema väljakutse, me ei oska ka praegu ütelda, et kes need inimesed on, kes need täpselt tulevad. Me suure tõenäosusega saame täpsemalt teada nädal-paar enne, sest meie enda inimesed lähevad nende inimesi intervjueerima ja siis ühel hetkel nad tulevad siia. Et kui meile on antud lähteülesanne, et koos elukohtadega planeerida ka töökohti, siis see on, ütleme nii, et väljakutse, et sigakotis väga hästi ikkagi ei müü. Ja siis veidi siin õiguste kohustuste juures ma juba enne peatasin, et kõik see töötamise õigus see on olemas ja kui tulla veel korraks tagasi rahvusvahelise kaitse taotlejate juurde, siis neil tekib praegu töötamise õigus 6 kuud peale varjupaigataotluse esitamist ja see õigus tekkis alles selle aasta aprilli lõpust. Ja kui eelnevalt oli selliseid kahtlejaid, et palju nad ikka tööle lähevad, et nad ei ole tegelikult motiveeritud tööle minema ja nad pigem võtavad vastu selle rahalise toetuse, mis on 90 eurot kuus ja elavad ikkagi majutuskeskuses edasi, siis see reaalsus on tegelikult teine olnud, et kui see 6 kuu tähtaeg hakkab läbi saama ja see lõplik otsus tema saatuse suhtes Eestisse jääda või mitte jääda ei ole tehtud, siis nad on väga aktiivsed tööle minema. Ja me ei räägi ainult ukrainlastest, vaid ka teised, kes käivad keskuse töötajate juures, et mina tahan ka, et lähme käime töötukassas ära ja püüame nagu erinevaid variante leida. Ja kui keskus asub Väike-Maarjas Vaakülas, mis ei ole üleliia suur koht Eestis, siis nad seal tööd on leidnud. Ja kui siin eelkõneleja rääkis ka kogukonna rollist, siis kogukonna roll on kindlasti väga oluline, et erinevad sellised algatused on jõudnud ka keskusesse, et on antud stardikapitali, nad on väga osavad kokad näiteks, et on stardikapitali, et tulge siia esimesele üritusele, ostke enda toiduained, pange enda köök püsti ja selle kasumi arvelt siis lähete järgmistele üritustele. Ja nende toodang on hämmastavalt hästi müünud. Kui siin näitena tuua, et sügisel, kui oli sõbralik Eesti kontsert Vabaduse väljakul, oli väljas ka majutuskeskus oma telgiga ja oma toitlustusega, siis rahvusköökidega väga erinevatega ja nad müüsid oluliselt rohkem kui kõrval asuvad teised köögid. Et ütleme nii, et ilmselt on inimesi nagu igasuguseid, aga kas siis meie keskuste pead tööd teevad, tugisiku tead tööd, aga tööle inimesed liiguvad. Ja kui see elamisluba on käes, see puudutab ka neid, kes nüüd tulevad Itaaliast, Kreekast ühel hetkel Eestisse, siis koos elamisloaga saavad kohe ka tööloa. Ehk nad võivad liikuda kohe tööle. Siin muidugi on see, et kas neid survestada väga kiiresti tööle liikuma,
et neil on võimalik, me pakume neile eesti keele õppimise võimalust, mis ei ole veel hetkel kohustuslik, 6 aastast suure tõenäosusega on, või jätta mingi periood sisseelamiseks, sest keskkond on uus, nad on väga erinevatest kultuuridest pärit, suure tõenäosusega ka tööharjumused midagi muud kui meil ja võib-olla ka tööandja ootused, aga põhimõtteliselt nad on, jah, kui on ettevalmistus olemas, siis nad on kohe ka tööturu jaoks saadaval ja olemas. Eks Töötukassa on see, kes siin selle põhitöö peab ära tegema. Ja päris palju on see, millest eelkõneleja ka rääkis, et see eluruumi tagamine, mis saab olema ilmselt riigile päris paras väljakutse. Kui me räägime circa 600 inimesest, kui arvestada, et osad nende seast on üksikud, osad on perekondadega, siis prognoositav eluruumide vajadus järgmise 2 aasta jooksul on vähemalt 150. Ja sest nemad ei lähe kuskile majutuskeskusesse, nad tulevad kohe ühiskonda. Ja kus neid eluruume leida, see pilt on ju selline, et meil eluruume on, aga suure tõenäosusega need eluruumid on nõnda nimetatud valedes kohtades. Seal ei ole midagi muud. Kas seal ei ole juurdepääsu haridusele, kas seal ei ole võimalust leida töökohti ja see tähendab, et kui see inimene ka sinna elama panna, siis ta järgneva 2 kuu jooksul on Tallinnas või Tartus. Suure tõenäosusega Tallinna, Tartu, need kohad on, kuhu nad edasi liiguvad. Ja see tähendab, et see mingi investeering selle elukoha leidmiseks on olnud üsna asjatu. Me kasutame väga erinevaid variante, et Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on siin toeks ja kogukondade tasandil erinevad kogudused, kes enda eluruume pakuvad. Ja ühel hetkel tekib meil ilmselt partneriks ka 1 või 2 või 3 või rohkem kinnisvarafirmat, kes eluruume võiksid meil otsida, aga väljakutse see kindlasti saab olema. Sest erinevalt Põhjamaadest me ei saa tugineda kohalike omavalitsuse omandis olevatele eluruumidele, sest et nii palju, kui neid on, need on omavalitsustel hõivatud või siis samamoodi, et nad on jälle kas vales kohas või nende seisukord on nii vilets, et sinna inimest sisse panna ei saa. Eesti keele õppest juba põgusalt sai räägitud, et see kohustus eesti keele õppeks tuleb, eesti keele õppe saab olema riigi poolt tagatud siis esimese hooga vähemalt A2 keele tasemele, mis ei see lihtsama töö juures ja peaks täiesti vajaduse ära katma, aga valmidus on ka edasi seda toetada ja seda siis nii inglise keele baasil kui ka nullkeele baasil, et kõik see jutt, et kas meil on piisavalt eesti keele õpetajaid, kes oskavad araabia keelt, siis see tegelikult ei ole üldse nii aktuaalne ja traagiline küsimus. Et on erinevaid keele õpetamise meetode, kas need igas piirkonnas kätte on saadavad, see on muidugi see teine pool. Ja siin on väga palju ka see, mida me see väga väikese arvu pagulaste juures, kes meil praegu Eestis on, näeme, on, et kui ta leiab töö, siis ta sageli jätab keele õppimise katki. Seepärast, et töötamine on väga intensiivne. Ta ei saa töölt puududa. Nad teadvustavad päris hästi seda, et või vähemalt ühel hetkel hakkavad teadvustama, kes on teisest kultuuriruumist pärit, et tööst on kerge ka ilma jääda, kui see ei lähe kohale või kui see ei vasta ootustele. See tähendab, et nad keeleõppimise jätavad katki, mis omakorda tähendab jälle seda, et mida tööandjad on ütelnud, et mõni on väga tubli töömees ja ta annaks talle rohkem vastutust ja liigutaks teda edasi, aga nüüd tuleb keeleoskus, on see, mis pidurit tõmbab, et nad ei oska kirjutada või ei oska piisavalt lugeda, et eks siin ma usun, et tuleb see koht, kus on tööandjateks ja läbirääkimise koht, et kas on mingil ajal näiteks võimalik ka eesti keele kursustel käia väikeses mahus tööajast või selline väike paindlikkus juures, et ma usun, et see lõppkokkuvõttes on mõlema poole huvides. Ja esimesel perioodil, kui sellel inimesel ei ole inglise keele oskus, siis väikeses mahus, kas just siis päris parajas mahus tagatakse ka tõlketeenus. Kas meil on igas keelest tõlke pakkuda, see on muidugi see teine pool, et araabia keelest küll ja mõned keeled veel, aga kui me räägime mõnest Aafrika riigist, kas Eritreast või mõnest muust, siis suure tõenäosusega me tõlkide taha jääme, et siis on ikkagi käed, jalad ja aktiivne eesti keele õpe. Ja tõlketeenus siis eelkõige ametiasutustes, aga ma ei välistaks seda, et ka töövestluste juures näiteks võiks olla mingil perioodil tõlk tagatud. Ja tugiisikuteenus täiesti esimesest päevast alates, kui inimene on Eestis ja vajaduspõhiselt siis, et ka praegu on tugiisikuteenus olemas pagulastel ja päris sageli on tugiisik see, kelle kaudu pagulane jõuab töövestlusele. Sageli see tugiisik toimib seal sellise nagu garandina, et ta üldse sinna vestlusele jõuaks või teda üldse kutsutakse.
et selles mõttes selline tänuväärne teenus ja võib-olla vahel ka vahendab mingeid selliseid kommunikatsioonihäireid, mis puudutavad siis tööaega ja töökultuuri ja kõike muud. Ja siis siia juurde on veel ka kohanemisprogramm, mida me siia küll ei märkinud, aga kohanemisprogramm siis kõigile uusimmigrantidele, uutele tulijatele riiki, et koosneb erinevatest moodulitest, üks moodulitest on ka töömoodul, räägib, kus siis 5-8 tunni jooksul räägitakse meie tööelust, aga mis pagulastesse puutub, siis neil on täiesti eraldi töömoodul, kus ongi siis nii sugudevahelistest erinevustest, õigustest, kohustustest ja kõigest muust välja, et tõesti korrusmajas elamise reeglite detailideni. Et see võiks olla üks abi sisseelamisel ja selleks, et need inimesed ennast siin nii palju kui võimalik hästi tunneksid ja meie koos nendega ennast hästi tunneksime, et see on kindlasti kahepoolne protsess, et siin ei saa võtta niimoodi, et riik ja ühiskond ja kogukond ja kõik peab olema valmis vastu võtma uusi tulijaid, vaid vastu teistpidi samamoodi. Et see on selline paras väljakutse ilmselt nagu mõlemale poolele, et lihtne see olema ei saa. Ja ma sai kiirelt tulistades läbi rääkisin, et aga ma olen valmis ilmselt veel täpsustavatele küsimustele vastama. Aitäh! Tuleks korraks siiski selle ettevõtluse poole peale tagasi. Tööturuteenused, see kõik on nii-öelda väljaspool teie ametkondliku vastutusala, aga tegelikult tuleb seda vaadata kombinatsioonis, sellepärast et nii nagu te isegi ütlesite, eluruum, aga ei ole tööd, ei ole sest halligi kasu, eks ole, ja lõpuks lõpetab ta Tallinnas ja kui vastupidi, kui tööd on, aga eluruumi ei ole ka pole kasu. Kas te mingit siukest interorganisatsioonilist või interametkondlikke siukseid löögirühmi, maakondlikke vähemalt, ei ole mõelnud kokku panna, kus oleks siis kohalikud omavalitsused, kohalikud tööandjad, teie haridusasutused, eks ole, oma liinis, ka tööturuteenused, kõik oleks nagu koos pakitud ja vaataks tervikuna seda pilti. Ja teine moment, mis sellega nagu seondub eraldi, on veel see struktuur. See, keda meie tahaksime eelistada, te lugesite üles. Samas Karri rääkis eelmises selles ettekandes, et teiste riikide kogemus on näidanud, et sorry, aga just nimelt see meeste, üksikute noorte meeste kategooria on kõige ohtlikum kategooria nii-öelda teistpidi jälle vaadates. Kuigi nii on, neid on nagu kõige lihtsam esmapilgul organisatsioonilist teenindada, aga tegelikult ka lõppkokkuvõttes on hoopiski suurem probleem. Jah, lastega pered tähendavad täiendavaid teenuseid, mida teie pakute, haridus pakub, eks ole, kõik peavad kokku saama, aga samas nad on palju stabiliseerivamad ja stabiilsemad heas mõttes. Et kas te selles suunas teete ka tööd, sest muidu jääb niimoodi tunne, et teie rabelete oma soodu, eks ole, kohalikud omavalitsused panevad selle osaliselt poliitikat, osaliselt ei mõtle selle asja peale, tööandjad on mängust suuresti välja jäetud, tööturuteenused käsitlevad üksikuid mehi eelistatuna loomulikult ja nii edasi, nii edasi. Ma hakkas sealt tagantotsest pihta, et mis puudutas neid peresid üksikmehi, et meie senine praktika näitab, et Eestisse jõuavad üksikud noored mehed. See, mis on need prioriteetsed sihtrühmad, kui me räägime Itaaliast ja Kreekast vastuvõtmisel, siis me räägime just peredest. See üks põhjus on see hilisem järelränne, et kui on lapsed ja pered ja kõik on juba koos, siis järelrände võimalus on märgatavalt väiksem ja teine on just see stabiilsuse pool. Et noored mehed ei ole nii stabiilsed, aga ise jõuavad see noored mehed, võib-olla see põhjus on see, et Eesti on piisavalt kaugel ja see, kes seal rännaku vastu peab, tavaliselt on mehed liiguvad ees, kuigi järjest enam tuleb ka peresid naisi lastega järele. Nüüd nendest maakondlikest löögirühmadest või sellistest meeskondadest. Nimetame löögirühmaks, miks mitte? Või task force, nagu just, nüüd on siht nii-öelda meeskond. Me oleme päris hästi saanud sellise ühiskombineeritud töörühma või mitteametliku töörühma erinevatest valdkondadest tööle riigi tasemel, kus on tõesti haridustöö, sise ja sotsiaal on nagu koos ühe laua taga ja räägime ühte keelt. Me oleme väga palju rääkimas käinud kohalikes omavalitsustes, kus on neid, kes kaasavad juba ka idus kohe tööandjad laua taga. Ja on ka neid, kes on eelnevalt enne seda, kui nad enda otsust formuleerivad siis poliitilisel tasandil pöördunud ka kohalike tööandjate poole, et mis on nende valmidus. Aga ja hea näitena ma tooksin Tartu linna, kes iseseisvalt ongi pannud kokku sarnase töörühma, kus on ka töövaldkonna esindajad ja haridus ja kõik on esindatud. Ja me jõuame järgemööda ka maakonna tasemele, et me alustame sellist
infoüritustest alustades selle nüüd oktoobri lõpust ja püüdes 2 nädala jooksul kõik maakonnad läbi käia, kus ongi laua taga siis nii töö, sotsiaal, haridus ja sisevaldkond ja kõik oleks ühe laua taga. Aga see on siis eelkõige info jagamine, et mida see protsess sinna tähendab, et kuidas need inimesed siia tulevad, kes nad on ja nii edasi. No see on esimene staadium, aga see, millest mina pidasin silmas, on nüüd järgmine, ma arvan, me jõuame ka edasi, et see samm aval tuleb, et mulle tundub, et kui me vaatame, et see selline suurem ja intensiivsem nagu andmine, küll mitte kõige parem sõna, on toimunud alates maikuust, juunikuust, et siis see progressina on nagu see on väga kiires tempos edasi läinud, ja muutused on olnud praktiliselt nädalate küsimuses, et ma usun, et me jõuame ka selliste kombineeritud meeskondadeni maakonna või regionaaltasemel. No ma saan ka sellest aru, et see nii-öelda see kvantitatiivne surve võib-olla veel ei olnud nii suur, et võib-olla sai ka veel kuidagi niimoodi üksiklahenduste loogika järgi toimida. Tegelikult see asi minu arvates läheb selgelt ikkagi voolujooneliseks konveiermeetodiks väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et need numbrid ei jää küll mitte viimasteks, teie ei saa seda öelda. Minu arvates kohe kindlalt ei jää viimasteks numbriteks, mis praegu välja on kuulutatud. Sest et ka see tavapärane ränne näitab seda, et me selliseks personaalse lähenemise peale me lõputult jääda kahjuks ei saa. No numbrid kasvavad kindlasti ja see tähendab ka survet, kvantitatiivset survet, mida enam selle üksikmeetodiga ei lahenda. Nii et te peate selle tööjõu nii-öelda meie jaoks olulise tööjõu teema lihtsalt pakkima sisse nendesse task force'idesse. Nii et see on nagu üks asi. Teine asi, mis puudutab nüüd seda, kas teil on mingisuguseid, kui te saate sellest rääkida, kas teil on mingisuguseid eelistusi, geograafilisi, regionaalseid, jällegi viidates ka Karri ettekandele, väga suur oht on, et see loomulik surve kontsentratsioon on tegelikult suurlinnades. Antud juhul meil on see Tallinn ja Tartu suure tõenäosusega eelkõige. Ja seal on ka omakorda probleemid, mis seonduvad siis juba selliste kompaktsete elamisalade tekkega ja nii edasi, mis on juba teistpidi ka mitte soovita. Aga nüüd selleks, et neid laotada, eks ole, laiali, et anda seda seejuures võimalus koha peal, siis see eeldaks ju mingit prioritiseerimist või mingisugust geograafilist lähenemist, kui soovite. Geograafilist fookust, eks ole. Et meil on sellised kaunid sõnad, et arvestame integratsiooni näitajaid ja kõiksugu muud sarnast. See tähendab, et natukene võib-olla esimeses vaates vähemalt on Ida-Virumaa natuke väljas, siis just see keeleline taust. Aga muus vaates me ei ole jätnud välja väikseid kohti. Nagu ma ka ütlesin, siis kogudused on meile väga headeks partneriteks juures ja nemad on reeglina väikestes kohtades. Ja see tähendab, et nad ei tule mitte ainult enda eluruumiga, vaid nad tulevad ka kogukonna toega. Ja sageli juba näidates enda valmisolekut niimoodi, et meil siin on see eluruum, aga me oleme rääkinud juba ka kohalike mingite väikeettevõtjatega, kes oleks valmis pakkuma mingeid töid. Et me vaatamegi kindlasti ka väikseid kohti. Samas me ei saa mööda vaadata sellest, et kui ainult kas üks inimene või üks perekond läheb kuskile väga väiksesse kohta, siis isegi kui seal on väga tugev kogukonna tugi juures, siis need rahvad reeglina on üsna kogukondlikud, et kui ta seda teist seal kõrval ei ole, siis ta ikkagi jääb seda otsima, et kas või see omavaheline suhtlus, et see oleks ka kätte. Ja teine pool on haridus, kuna hariduse kontsentratsioon ei ole päris vastavuses sellega, siis seal hakkavad omad mängureeglid, eks ole, kui nüüd lastest rääkida. Ja kuigi laste puhul on see, et kool ja lasteaed reeglina Eestis igal pool olemas ja et mis see valmidus on see teine pool. Ma seda just eelkõige pidasingi silmas, jah. Aga vähemalt teil on see fookus täiesti olemas selles mõttes. Okei, aga täname teid, aitäh! Suur tänu! Suur tänu teile! Aitäh!